tere hommikust! Ma käisin just rannas jalutamas, meil on rand tegelikult majutusele mega lähedal, mingi 5-7 minutit äkki jala või. Ja siis ma mõtlesin, ma täna hommikul tulen jalutan randa, et kõik teised päevad on nagu mingit tegevust täis olnud, me oleme hommikul kohe kuskile läinud, aga täna mõtlesin, et kasutaks seda vabat hommikut ära. Eilne päev läks väga hästi, me käisime kõik koos söömas, tegime väljasõidu ja õhtul vajusid kõik suht varakult magama, sest oli suht väsitav päev. Tegelikult see ringi sõitmine väsitab hullult ära, sa istudki ainult ummikutes, kõik väiksemad maad võtavad ka sõitmiseks nii palju aega, et jah, see läks niimoodi, aga täna on esmaspäev, see nädal tahaks kindlasti veel mõne väljasõidu teha kuskile ja muud ei olegi. Ma täna mõtlesin, ma tee pealt koju tagasi võtan kohvi ja tegelikult tahaks just kookost ka ja ma nägin tulles päris mitmes kohas, seega nüüd ostangi kookose ja kohvi kaasa. Sain oma kohvi ja kookose ja nüüd astun kohe tuppa ja teen, ma arvan, mingi smuutikesega hommikusöögiks. On tõeline vedelemise päev olnud. Ma olen tõesti ainult basseini ääres olnud, vahepeal ujumas käinud. Mõned käisid turu peal vahepeal, ma ei viitsinud sinna ka minna, mõtlesin, et tahaks lihtsalt olla. Ja nüüd tellisime kamma peale pitsat, ootame seda. Selline mõnus puhkepäev. Aga homme ilmselt siis tuleb sõit vähe kaugemale. Et täna paneme täpsema plaani paika, aga praegu jääme toitu ootama. Me otsustasime nüüd Rainiga minna massaaži hoopis. Saime tänaseks kohe ajaga õnneks. Saime massaažid tehtud, mega mõnus oli. Leidsime ühe teise koha, kus me muidu ei ole käinud. Aga jah, mina võtsin Bali massaaži, mis oli 80 000 ehk siis ala 5-6 eurot. Ja Raini seljamassaaž oli täpselt sama hinnaga. Väga soodne ja väga mõnus oli. Padjakad. Tulime esimesena siis ühte templisse, kus me Rainiga ka pole varem käinud. Mega ilus on siin. Siin templis on ahvid ka, seega telefoniga peab suht ettevaatlik olema, et seda ära ei tõmbaks. Ja jah, sõit siia võttis umbes mingi 1,5 tundi. Mitte kauem, täna oli liiklus väga okei. Oli tore sõita isegi. Ja meie hõim. Kõigile pandi sarungid ümber, sest siin ei tohi põlved ja õlad paljad olla, nagu kõikides templites. Tulime nüüd ühte randa, kus me eelmine kord ka käisime, mis oli siis praktiliselt inimtühi, nüüd on siin hullult palju turiste. Aga mis teha? Me jäime siia äärde teiste asju vaatama. Läksid vett ka katsuma, aga ma ei tea, kas keegi lõpuks vette ka läheb, vist ei lähe, sest et lained on suht tugevad ja ega see kaugele siin minna ei saa ja rahvast on ka päris palju. Järgmisena lähme siis vaatame ühte teist randa, kuhu saab ilmselt vette ka minna. Käisime just vees, veesi on mega soolane ja kõik juba sügelad, meil on 5 mintsa veest väljas olnud. Aga siin väga sügavale minna ei saa, sest lained on ülitugevad, seega kisuvad hullult põhja alt ära, aga muidu mega mõnus on sellise valge liivaga rand, vesi on puhas, ülimõnus, käisime kõik vees ära ja nüüd hakkas vihma tikutama, aga päike paistab samal ajal.
jõudsime just koju tagasi, ilmselgelt jäime vihma kätte. Õnneks on meil keebid, aga noh, jalad ja sellised asjad on ikka läbimärjad ja siit vahelt tuli ka läbi. Aga nüüd me ei saanud sinna kohta sööma minna, kus me tahtsime, sest see oli täiesti täis rahvast ja nüüd tellime endale krääbiga süüa. Räägi sinna vahele veel seda, kuidas meil oli avarii räägi. Meil oli avarii. Ei, tegelikult ei olnud midagi, kuna tee või see asfalt on suht libe selle märja, kes meie ees pani rollerblokki, Rain pani ka blokki ja siis meist järgmine sõitis meile, riivas siis meid veidike oma rolleriga ja midagi hullu, kõik on terved ja rolleriga juhtub ka midagi. Aga selline vaheseik, et siin peab jah, kui vihma sajab, peab hästi ettevaatlik olema, sest et tee on hullult libe ja Rainil vend ka üks päev tõmbas korraliku külgsi maha, sellepärast et nii libe on ja ees oli auto, mis hakkas järsku tagurdama. Kuna nad tihti ei näita igast neid suunatulesid ja asju, siis jah, peab ise hästi-hästi tähelepanelik kogu aeg olema. Aga jah, selline tore väljasõit oli meil täna. Kuna teisipäeviti on siin Mehhiko kohtades taco teisipäevad, siis täna me mõtlesime, et me lähme siis tacosid sööma kõik koos, kui me nüüd leiame. Või noh, me lähme ühte kindlasse kohta, aga lihtsalt loodame, et seal on vabasid laudu ka, sest päris pisike kohvik, et ma loodan, et me sinna 7 ära ka mahume. Aga jah, sellised toredad sõitlud, issand ja juuksed ka sellised kiivri all lähevad juuksed nii rõvedaks. Ja nüüd teeme kerged pesud, sööme ja kell on juba tegelikult 4:30, nii et ega me palju praegu ei söögi, pigem natukene ja siis varsti lähme juba õhtust sööma. Käisime just hommikus söömas ja nüüd vedeleme veits ja kuna terve öö sadas vihma ja praegu on ka selline veits vine silm ikkagi siiamaani, siis mõtlesime, et peaks äkki kuskile sõitma. Poisid tahtsid mingis kindlas poes käia ja ma tahaks ka, eelmine kord said ühest vägevast kohast endale plätud, kus siis tehakse täpselt sinu jala ja mõõtude järgi plätud, siis ma seekord mõtlesin, ma käin ka sealt läbi. Et kuna see valmistamine võttis ka vist kuni 10 tööpäeva aega, et siis oleks praegu hea ära käia, kui ma midagi leian, siis ma jõuan ära tellida ja see jõuab ilusti kohale ka. Siis lähme vaatame nendesse kohtadesse. Ma ei kujutagi ette, mis see tänane ilm teeb, kas tuleb veel päike välja või mitte. Et vaatame, mis siis saab. Mul terve öö kõht valutas hullult, ma ei tea, mis värk on, siin on enamusel meil kõhud suht tuksis. Võtame küll igast rohtusid ja asju kõhule, aga ikkagi on suht jamasti. Ma täna hommikuks sõngi ainult pool croissanti suutsin ära süüa ja kohvi jõin ka. Aga jah, ma ei tea, miski nagu seekord hullult teeb liiga kõhule. Et jah, vaatame, peab nagu, ma ei teagi, mida siis sööma peab üldse, et kõht nii hullult ei valutaks. Loodame, et see asi saab korda. Aga praegu lähme vaatame siis nendesse poodidesse, leian mingeid vägevaid riideid ja vaatame, mis õhtu toob. Käisin endale just värsket mahla ostmas, et äkki kõhule natuke midagi paremat pakkuda. Ma loodan, et see teeb asja paremaks. Teised läksid ühte teise poodi praegu vaatama ringi ja siis tiirutame ringi, vaatame, äkki leiab midagi toredat. Meil said vist nüüd tänaseks tiirud tehtud. Rain lasi mind tee otsas maha ja läks ise endale kohvi võtma. Käisin pesul ka järgi, mis ma eile ära viisin pesumajja. Ja tänane saak. Me Lauraga saime endale bikiinid. Sama mudeli, aga erinevates värvides. Ja poisid said endale teesärgid ka mega ilusad. Aga täna jah, nüüd käisime söömas ära ja ma arvan, et hakkame oma õhtut veetma, sellepärast et kell on juba 4 läbi, võib-olla lähme jalutame veel randa, vaatame.
aga ma arvan, et siinkohal lõpetan selle osaga jällegi. Loodan, et teil oli vahva jälgida, viska like, subscribe ja näeme juba järgmises paali osas. Tšau!